Kas sul on kunagi olnud hüüdnimesid? Jaa, mul on väga palju hüüdnimesid olnud ja on praegu ka. Praegu on mu hüüdnimi näiteks Koko. Aga kui ma olin väike, siis mind kutsuti näiteks Šmiiks. Vahepeal mind kutsuti Kribiks. Ja siis, kui ma käisime Otsa koolis, siis millegipärast mind kutsuti Ringo Majandiks. Mis on su lemmikmuusikastiil? Minu lemmikmuusikastiil on ikkagi džässmuusika, sest see võib tähendada nii palju erinevaid asju. Selle sõna alla lihtsalt mahub väga palju erinevaid maailmu, sellepärast. Kas muusika õppimine on raske? Jaa, on väga raske. Igasuguseid kahtlusi tuleb kogu aeg ette ja vahepeal ei viitsi harjutada ja peab väga palju tööd tegema ja pikalt peab vaeva nägema ennem, kui üldse midagi hakkab välja tulema. Mis on su lemmik esinemistüüm? Oi. Kindlasti midagi sellist, mis venib. Kõik sellised asjad, millega saab hästi liigutada. Milline on olnud su lemmik esinemiskoht? Võib-olla üks kõige toredamatest kohtadest on Naissaare Omari küünis, mis mul pähe tuleb praegu esimese hooga. Kui sa ei oleks muusik, kes sa oleksid? Võib-olla mingisugune inimõiguste kaitsja, võib-olla poliitik, midagi taolist. Või siis mingi teist laadi kunstnik. Kuhu sa veel jõuda tahad muusikas? Ma arvan, et muusikas ei olegi ühtegi sellist lõppkohta, kuhu jõuda, vaid see peabki kogu aeg niimoodi edasi arenema ja liikuma. Mis oleks kõige kreisim koht esinemiseks? Võib-olla kosmos. Kuidas saada muusikast aru, kui seal ei ole sõnu? Ma arvan, et muusika on keel ja kui sa kuuled, keegi räägib võõras keeles ja sa ei saa ühestki sõnast aru, siis on keeruline, eks ju, teada, millest need inimesed räägivad. Aga seal on peale sõnade veel palju asju, inimesed liigutavad oma käsi ja neil on pilgud ja hääletoonid. Näiteks sellega saab aru ja ma arvan, et muusika puhul on natukene samamoodi, et sõnu ei ole, seal on mingisugused tunded ikkagi sees ja samamoodi, kui mida rohkem sa muusikat kuulad, seda paremini sa hakkad sellest aru saama. Kes on su lemmiklaulja? Minu lemmiklaulja Eestist näiteks, ma arvan, et Liisi Koikson. Aga maailma mõttes mulle meeldib väga näiteks Paula Morelenbaum. Ma olen üks Brasiilia laulja. Üldse mulle meeldib Brasiilia muusika väga. Kui kaua ja kui kiiresti sa kontrabassi mängida suudad? Ma ei tea. Ma ei ole proovinud niimoodi lõpuni välja minna. Ma ei tea, kui kaua ennem, kui ma magama jään või pikali kukun. Peab mõõtma. Kas sul on mingi rituaal enne esinemist? Jaa. Ma käin mingisugused mõtted alati ennem esinemist läbi. Ma ütlen endale alati, et ma olen siin praegu. Ma kuulen kõike, ma näen kõike. Ma olen rõõmus, ma olen vaba, ma olen ette valmistanud ja ma lähen lavale selleks, et aidata teisi.